Tere taas, head kuulajad! Istud ehk kuskil vaikses kohas, klapid peas või kodus laua ääres ja mõtled, kuidas see meie elu siin kandis ikkagi kujunes. Ja mina, Sulevipoeg, mõtlesingi, et räägin täna natuke sellest, kust me tuleme, mitte ainult vereliinist või nimelisest päritolust, vaid sügavamalt. Sellest, kes olid need ennemuistsed kangelased, kelle valikud määrasid järgnevate põlvede kujunemise ja ehk meiegi saatuse. Tahan rääkida võimsast ja tarmukast Kalevist ja tema kaunist ja targast kaasast Lindast. Kalev ja minu enda isa, vana Sulev olid mehed, kelle kohta öeldakse vahel legendid, aga tegelikult olid nad lihtsalt väga lihtsad inimesed. Muidugi kõik oma iseloomudega. Mõnel kangekaelsem ja džonnakam iseloom, vahel põikpäinegi. Nii on vana Kalevit vahel kirjeldanud tema kaasa Lindagi. Aga võib-olla enne, kui ennemuistsete kangelaste iseloomusi siin lahkama hakkame, peaks ära rääkima Kalevi loo. Õigemini siis Kalevi ja Linda loo. Kust kohast on vana Kalev pärit ja kuidas ta siia sai? Rahvuseepose kohaselt oli Kalev pärit Kalevalast, vägevate meeste maalt, kus Taara talus kasvas 3 poega. Üks vendadest siirdus Venemaale, teine Turjamaale. Kuid Kalev valis oma teekonnaks lennu üle mere. Virumaale, Eestisse. Oma Eestimaad me teame ja teame, mis on Venemaagi. Kuulajatele teadmiseks Turjamaa on praegu umbes seal aladel, kus Norra paljud arvavad, et see oli mütoloogiline koht. Aga ma olen ju Kalevipojaga ise seal taplemas käinud. Sest ega turjamaakad olid ühed vihased ja vaenulikud mehed. Kalevigi ema osteti just sealt maalt orjana. Aga mis koht see Kalevala oli? Muidugi teame kõik, et samasugust pealkirja kannab ka soomlaste eepos. Kalevala, no ja nüüd kui siin aastaid tagasi jooksis TV-s seriaal Kalevipojad, siis see oli muidugi tõsielul põhinev huumorisugemetega ajaviiteseriaal. Aga veidi sümboolsemalt vaadates, eks Eestimaa pojad ja tütred on millegipärast alati sinna Soome kippunud. Paljudel ettekäändeks töö ja uued väljavaated elus, aga see ei pruugigi nii väga vale olla, et kipume tagasi oma juhte juurde sinna, kust tuli vana Kalev. Taara tallu tagasi Põhjalasse. See Taara talu Põhjalas on motiiv, mis pärineb Eesti mütoloogiast ja rahvalauludest, kuid ega me rohkem väga sellest kohast ei tea. Muidugi nüüd on see koht Põhjalas hõlvatud ühe teise valge habeme ja punase kuuega vanamehe jõulupuki poolt, aga ega teda tol ajal muidugi seal ei olnud, kui teda üldse praegugi olemas on. Aga kuidas siis Kalev siia Eestisse, Virumaa randa sealt kaugelt Põhjalast sai? See toimus üle mere, üle Soome lahe õhu kaudu. Kalev kasutas selleks põhjakotkast. Kalevi reisimine põhjakotkaga on eeposes kujutatud suursuguse ja poeetilise lennuna. Teksti järgi istus Kalev kotka selga põhjakotka tiiva peale. See viitab linnu tohutule suurusele ja loomulikult ka Kalevi üsna headele kommunikatsioonivõimetele ka looma- ja linnuriigi esindajate seas. Reis ise on kirjeldatud kui pikk ja sihipärane lend üle mitme mere, sõitis üle Soome mere, liugles üle Läänemere, veeres üle Viru mere. Lend ei olnud juhuslik, vaid lõppes täpselt seal, kus Kalevi saatus pidi täituma. Kotkas maandus kõrgel kaljul ja viskas mehe Viru randa. See teguviis viskas ei viita vägivaldsusele, vaid pigem kindlale ja eesmärgipärasele kohale toimetamisele. See oli siis nagu dropshipping tolles ajas. Pärast seda, kui põhjakotkas oli vägilase Kalevi turvaliselt Viru randa kandnud, ei jäänud too loorberitele puhkama. Eepose Kalevipoeg kohaselt alustas ta kohe sihikindlalt oma tulevase kuningriigi rajamist ja endale väärilise kaasaotsimist. Esmalt asus Kalev oma tulevase riigi piire ja olusid uurima. Ta rändas mööda maad, tutvus selle looduse, küngaste ja orgudega ning hindas paiga sobivust kuningriigi südameks. Ta nägi maa ilu ja vihjakandvust ning otsustas siia oma kodu rajada. Tema tegevus oli läbimõeldud, ta ei haaranud võimujõuga, vaid lõi oma kohaloluga korra ja stabiilsuse, pannes aluse tulevasele Eestimaale. Aga enne, kui asute ootama minu järgmist Sulevipoja lugude episoodi, tahan tutvustada teile selle podcasti sponsorit firmat Cyberplanetit. Firma Cyberplanet on Eesti firma, mis tegutseb aastast 2016 Tallinnas ning kelle peamised tegevusalad on IT-alased konsultatsioonid ja tehisintellekti juurutamisega seotud teenused.
Sellegi podcasti juures kasutan mina nende teenust pidevalt ja kuigi nad palusid mul öelda, et tegu on nende meelest arvatavasti ühe parimate AI automatiseerimisteenuste pakkumisega sotsiaalmeedia ja muude IT-protsesside juures, siis usun minagi, et see võib nii olla. Igal juhul külastage meie sponsori veebilehte cyberplanet.tech.